Tere tulemast siis ka Riigi Infosüsteemi Ameti poolt, kes tänase päeva korraldas ja seda konkurssi eest veab. Et see, et RIA seda eest veab, ei tähenda loomulikult mitte seda, et ainult riigi IT-lahendused ja e-lahendused on oodatud, vaid ikka kõik head e-teenused. Ja täna märtsikuus siin kogunedes teame, et on hea teeninduse märkamise kuu ja see e-teenuste rida sobib siia väga hästi, et olemegi võtnud aja, et arutada, mis on see hea e-teenus. Ja teeksingi sissejuhatuses kohe nii-öelda ühe eksperimendi, kus meenutage korraks oma hiljutist head kogemust, et kus te olete kokku puutunud hea teenusega ja jagage seda nii-öelda inimesega, kes on teie kõrval või ees või taga, aga kellega te koos ei tulnud, ehk et inimesega, kellega te nagunii ei ole nii tihedalt suhtlemas, et annan teile 3-4 minutit, ma arvan, sellega te peaksite hakkama saama, et võib-olla alustuseks liiga karm ülesanne, aga mis on need asjad, mida te olete märganud? Kas me märkame üldse? Et võtke aeg. Ma räägin siis sulle endama, et oli niimoodi, et mul on mitu serverit ja unustasin ühe serveri maksmata. Okay. Tõmbame kokku nüüd. Jah. Hei. Tundub, et ta Oota. Anna talle märku, jah. Pane peale. Jah. Et võtaks nüüd sõnajärje korra tagasi ja katkestaks selle elava vestluse, mitte et ma seda väga teha tahaks, aga ilmselt saate arutada päraspoole veel neid asju ja loodan, et vahepealne diskussioonid ja mis siin toimuvad, et need ärgitavad veel seda sama vestlust pidama, aga ma tahaksin küsida nüüd korraks või näidake korraks kätega, et kas kuulsite naabri käest midagi sellist, mida te veel ei teadnud, aga mis innustab teid seda kasutama, et kui palju neid on, et pigem vähem, et see on jah huvitav, et nii nagu
loengute lõpus tihti küsitakse, et kas küsimusi on ja kui küsimusi ei ole, siis on nagu kaks varianti, kas ei saadud küsimusest aru või tervest asjast ei saadud üldse aru või on kõigile selge, et mida see siis tegelikult näitab, et kas see näitab seda, et kõik teavad juba ja siin ongi niisugune teadlikum inimeste hulk kokku kogunenud või neid häid asju ei märgata, nii et aga no loodame, et päeva lõpuks on neid rohkem. Minu enda nii-öelda kogemus paar päeva tagasi, kui seda e-teenuste nädalat avatud sai, Õnne palees käisime, siis oli käre, -17 oli väljas pakane ja väiksed lapsed ütleme, nutsid häälekalt, sest et inimesed tulid oma lastele nime panema. Ja nii imelikku see ka pole, siis 10% ainult neist inimestest, kes saavad lastele nime panna e-teel, see teenus on täitsa olemas, ainult teevad seda, et 10%. Et mina julgustaks ja ma loodan, et meie ürituse lõpus ja ka selle konkursi lõpuks tegelikult on palju selliseid teenuseid, mida saab julgustada nagu kasutama, on see, et tehke seda kodus ja pereseltsis tordiga ja ei pea -17 ja tuisuga välja ronima, et saate e-teel seda teha, et minu arust head kogemust tasub jagada ja tegijaid tunnustada, et seega nii-öelda kutsun ka üles konkursil neid teenuseid arendajate ja teenuste tellijate poolt siis kirja panema, et ei jääks muidu vähetuntud teenused märkamata, ja ühtlasi annaks meile võimaluse ehk ka järgmisel aastal siis võitjatega ÜRO auhinna nii-öelda jahil püüda peaauhinnad kätte, nagu viimasel korral RIK-i e-aruandlus tõi ära 10. parima e-teenuse tiitli, et loodame, et ka sellest konkursist tulevad sellised head asjad välja, mis leiavad ka rahvusvahelist tunnustust, aga ma arvan, me ise peame kõik nagu ka rohkem märkama neid. Et jätkamegi oma päeva siis aruteluga, mis on üks hea e-teenus. Ja enne kui sõnajärje käest ära annan, pakun nagu omalt poolt välja, et hea e-teenus on see, mis aitab inimestel oma aega paremini kasutada. Et hoiab aega kokku paindlikult, siis kui mul on vaja seda, siis ma saan seda kasutada, seda teenust ja töötab laitmatult, et siis, mis muudab meie igapäevase suhtlemise lihtsamaks, olgu see siis ettevõtluskeskkonnas või asjaajamisel riigiga, või siis suisa nii-öelda selle asjaajamise muudab olematuks, et ei olegi vaja muud teha, kui anda teada, et seda toetust või asja ma soovin ja siis ülejäänud andmed juba leitakse kokku ja pannakse see toetusraha näiteks inimese poole teele. Et sellega ka ma oma tervitussõnavõttu lõpetan ja tänud tulemast. Aitäh, Kalle!